Tere, mina olen Sten. Mina olen siin peamiselt kahel põhjusel, sellisel isiklikul või siis isikulisel põhjusel. Esimene põhjus on nimega Mari Seeba. Nimelt, kui mina kunagi tegin oma magistrikraadi, siis mul üks kolleeg Tallinna Tehnikaülikoolist ütles, et Sten, sa mõõdad seda inimfaktorit. Vot, ma tean, et on üks inimene, kellega sa peaksid rääkima. Ta on Mari Seeba sealt kõrvalmajast, see Cybernetica majast. Ja siis ma võtsin oma julguse kokku ja ei läinud rääkima. Sain ise hakkama oma magistritööga, aga läks paar aastat mööda, seal 5-6 aastat, ja siis ikkagi ei õnnestunud Mari Seebat vältida ja ühel konverentsil me kohtusime. Ja siis ta on ka rääkinud oma neid AIDS-i teemasid ja ergutas mind siia Tartusse tulema. Teine põhjus on siis, nagu mainitud, oli see minu praegune kolleeg Elar Lang. Temal ma vaatan, kohe tsiteerin. Täna küsisin, et kuidas sul läheb. Ta ütles, et 37,8 palavik, kui rääkima hakkan, ajab hullult köhima ja koledat ollust välja ajama. Ehk siis ma üritan siin natukene ise Elarit mängida. Vaatame, kui hästi see välja tuleb. Tere, ma olen siis Elar. Ma tegelen turvatestimisega päris pikalt juba. Praegu aasta oli siis 2011. Siis astusin firmasse nimega Clarified Security. Ma olin teine töötaja seal, teine. Esimene on see ülemus, mina olen teine. Ehk siis praegu ma olen päris pikalt testinud, kogu aeg testin. Ja mida ma näen? Mis te arvate, kas see elu on roosiline? Ei ole. Kõik süsteemid auke täis. Ma siis mõtlesin järgmisena, et okei, ma hakkan koolitama ka. Hakkasin siis veebi turbekoolitusi tegema. Koolitan. Praeguseks juba, ma ei tea, üle 3000 tunni olen koolitanud. Keegi teab üldse, palju see 3000 tundi on. See on niimoodi, et kui võtame sellise normaalse inimese tööpäeva, siis saaks, ma ei tea, 1,5 aastat järjest lihtsalt koolitada. Ja see ei ole minu põhitegevus. Ma lihtsalt koolitan ja ikka need augud seal sees. Mis on veel probleem? Probleem on see, et kui ma leian selle augu, siis ma tahaks seda raporteerida. Niimoodi see tellija, kes selle turvatestimise on leidnud, ta saaks aru. Alati tellija ei saa aru. Ma näiteks näitan, et tegin siin veebisüsti, õnnestus veebilehele teha sellise JavaScripti prompt. Tellija ütleb, et mis siis? Vajutan okei ja kõik on okei. Ei ole okei. JavaScriptiga teate, mida ma saan teha teil? Ma saan koduruuterid seadeid ka muuta. No mõnel vähemalt. Igasugune jama on see. Okei. Siis mõtlesin, et vaja kuidagi paremini kommunikeerida. Oleks vaja mõnda head standardit. Vaatasin ringi. On need mingid need ISO-d ja siis oli see iske ja no offense, aga ei kõlvanud kuhugi. Minu jaoks ei kõlvanud, tähendab, et oli vaja konkreetselt turvahaavatavused raporteerida. Siis leidsin, on selline projekt nagu OWASP, oli Open Web Application Security Project. Praeguseks on suurem värk, et mitte Open Web või Open mingi whatever, worldwide või midagi sellist. Tahtsid akronüümi säilitada. Igal juhul, nendel on selline kuulus projekt, OWASP top 10. Kas keegi on kuulnud? Andke käega märku. Palju neid käsi on siin? Mul on vaja... Väga hea, mul on protsentomeeter seal nurgas. 40% on kuulnud OWASP top 10. Väga hea. OWASP top 10 kuulus värk, jah, et igasugused kõige hullemad asjad, mis võivad juhtuda seal veebirakendustega. Aga seal on häda. Häda on see, et see on mingi asi. Kuidas ma testin seda asja? Kas ma saan sul mingit asja seal teha? Praegu kõige kuulsam see OWASP top 10, mis on see katkine pääsukontroll. Keegi oskab testida, kas pääsukontroll on katki või mitte? Tõstke käsi. Näen 0 kätt. 2. Väga hea, mul on sõltumatu osapool, ütles 2 kätt.
madal protsent, ma ütleks. Selle jaoks sai selgeks, et OWASP top 10 ei ole väga hea standard, sest see pole standard. Igaks juhuks toonitan, OWASP top 10 ei ole standard. Selle asemel oli üks teine projekt, OWASP ASVS. Keegi on kuulnud, käsi püsti? Palju vähem käsi? 20%, jah. OWASP ASVS, A nagu rakendus, S nagu turvalisus ja siis V nagu kontroll ja S nagu standard. Eestikeelne konverents on ju. Jah, siis ASVS palju parem asi, sest seal olid konkreetsed testitavad nõuded, mille vastu sai testida ja sai ka raporteerida kliendile kohe, et mis sul on valesti, kus need augud on sees, mis on vaja ära parandada, nii et see arendaja ka aru saaks. Muidu kui siiamaani mõnes riigihankes on, et tarkvara peab olema turvaline. Nagu, mis mõttes, kuidas ma seda testin, kes seda kontrollib? Peaks muidugi palkama selle kolmanda osapoole kontrollima, aga okei, ma ei lähe sinna praegu. Nii, ASVS, hea standard, aga seal oli ka mitu punkti olid nagu sellised, mitte väga head. Mis ma siis tegin? Öeldakse, et ole see muutus, mida sa soovid maailmas näha. Andsin neile tagasisidet. Kuulge, seltskond, teil on hea mõtted, aga paar asja on täiesti mööda. Mina testin päevad läbi veebirakendusi ja paar punkti olid mööda. Ei ühendu ära. Mis siis sai? Nad ütlesid, et okei, ole siis see muutus, ütle, kuidas saaks paremini. Ma hakkasin kirjutama neile. Tee niimoodi, tee niimoodi, tee niimoodi. Nad ütlesid, kuule Elar, sa oled päris tark mees. Äkki tahad tulla meie gruppi, seda standardit looma. Mis ma siis teha sain? Mul on vaja tööd teha, töös on vaja raporteerida. Raporteerimiseks on vaja korralikku standardit. Ma siis läksin sinna gruppi, mõtlesin, teen kiirelt ära. Siis oli ASVS versioon 4. Mõtlesin, et teeme korraliku versiooni valmis. Praegu eelmine aasta sai valmis ASVS versioon 5. Päris hea, palju parem kui eelmine. Läks 6 aastat läks aega. Aga nüüd on palju parem standard. Konkreetsemad nõuded, skoopi tõmbasime vähemaks, et näiteks seal on enne oli mingi varukoopiate kontroll. Milline rakendusadministraator saab mingi varukoopiat kontrollida? See on hoopis mingi teise valdkonna teema. Tõmbasime eemale, et on ainult see rakenduse kontroll. Ja palju uusi meetmeid, nõuded panime kirja, väga hea standard. Soovitan kõigil lugeda asvs.owasp.org. Mis slaid? See, Sten, jah. Et soovitan, et asvs.owasp.org. Ma loodan, et kõik said kirja. Pärast võite salvestusest uuesti iClubist vaadata, kes ei saanud aru. Ja mina omalt poolt tänan, väga tore. Nii, kuna siin aega on veel, ma siis teen enda poolt ka väikese, paneme siin mingid slaidid. Et räägin enda poolt veel paar asja juurde. Et mina olen oma loomult rohkem selline filosoof, et tegin siis sellise potentsiaalselt provotseeriva filosoofilise mõtterännaku küberinnovatsiooni tahkudest. Kes ma olen? Olen Sten, töötan hetkel ametlikult mitmes asutuses. Üks on sellise roosakas lillaka logoga, TalTech, võib-olla olete kuulnud. Ja teine on Clarified Security,
kus ma olen siis põhikohaga seal Elari seltsiks. Tegelikult ma isegi istun tema laua taga, sest ta tavaliselt pole kontoris. Okei. Ja siin minu slaidil on ka need lingid, viited ära toodud. Need on meelega väikese tekstina, et siis pärast saate kuskilt sealt kas internetist siis täpsemalt vaadata neid. Aga et on olemas, et on viidatud kõik. Millest mina tahaks rääkida? No üldiselt mina oma ametitelt üldistada. Ma olen olnud selline kritiseerija ja targutaja peamiselt. Ja mõtlesin, et võtame siis ette, et okei, on see küberinnovatsioon. Aga mis asi see on siis? Teeme ka siis seda sellist juhendatud masinõppelaadset algoritmi. Et alguses defineerime, mis asi on. Kui keegi teab, kohe võib julgelt karjuda, mis on siin pildil. Keeruline ülesanne, ma saan aru. Ma igaks juokse, oot. Ma kohe, võt see asi siin. Nii, jah. Keegi ütleb iPhone, jah. Mida? Pai? Okei, pann. Pann, see on mingi eestikeelne termin iPhone'ile. Okei, pann, selge. Keegi mudelit ka teab kohe? Ahaa, üks kohe ütleb, jah. 17 Pro, kusjuures. Nii, okei. iPhone 17 Pro. Kas on tegu küberasjaga? Kes arvab, et jah, tõstke käsi üles. Nii, protsentomeeter. 50 ütleb jah. 50 ütleb, et ei ole küberasi või? Okei. Teeme vahepeal siis testi, vabandust, et palun tõstke käsi üles, kellel on vähemalt üks funktsioneeriv käsi. Nii, protsentomeeter? 100%, okei. Okei, natukene alla 100%, et meil on mingi veaprotsent siin juures ka. Okei, tean arvestada. Võtame järgmise asja. Nii, kõigepealt, mis on pildil? Jah, keegi juba kohe näeb sealt kellaajast ära, et tegemist on Casioga, on ju? 10.58, see on see Casio standard kellaaeg, kes ei usu, võib minna sealt veebilehelt vaatama. Tõesti, on jah, see Casio käekell, mõõtkavast natuke väljas, tegelikult ei ole sama suur kui iPhone. Kas on tegemist küberasjaga? Kes arvab jah, tõstku käsi püsti. Ise pead otsustama. Kas on selle aasta mudel või... No ütleme, et see on, ma arvan, kuskil aastast 2018. Siis oli küber, ütleb üks inimene publikust, tõstis käsi. Nii, tõstke uuesti. Kes arvab, et on küberasi? 12%, okei. Ja kes arvab, et ei ole küberasi? Sama palju, okei. See näitab publiku aktiivsust, et on 12% arvab jah, 12% ei. Väga hea. Nüüd võtame, mis asi see võiks olla? Jah, keegi ütleb siin, ma kuulsin DNA, stiliseeritud DNA, muidugi, sest iga haritud inimene teab, et see DNA on selline, nagu peaks käima rullis nii-öelda, siin pildi peal ei lapikuks kuidagi surutud, aga põhimõtteliselt DNA või P-helix, et DNA või kas keegi teab sellist kohta nagu AKIT? Olete kuulnud? Siis AKIT kohe teid parandab, kes arvab, et see on DNA. Ei ole. See on DNH. Sellepärast, et on ikkagi desoksüribonukleiin hape, on ju? Mitte appe. Ehk siis kasutagem konkreetseid, korrektseid eestipärased terminid. DNH. Kas DNH on küberasi? Kes arvab jah, käsi püsti?
No siin väga üksikud, ma ütleks, et alla 5% võib-olla. Kes arvavad, et ei, kontroll mõttes DNH ei ole, okei, siit tuleb ikka üle 20%, väga hea. Hea küll, vaatame, kas mul õnnestub teie arvamust siin muuta. Võtame siis selle ametliku definitsiooni. Eesti Keele Instituudi sõna veebist, et mis asi on küberkriips, sest see on selline liide. See on arvutite, interneti, digitaalse tehnoloogiaga seotud asi. Mis on arvuti? Noh, seda kõik teavad, midagi sellist. Mis on internet? Ka teame, et on see e-post, e-riik, e-its, et peab olema midagi e-tähega. See on internet. Ka üsna selge kontseptsioon. Aga mis asi on digitaalne tehnoloogia? Mina jäin kohe päris mõtlema, et mis asi see on. See on tavaliselt mingid sellised väga ähmased, ma ei tea, näpp näitab kuhugi joonte keskele. Mis asi see on? Hakkasin uurima. Võtsin jälle abiks Akiti. Defineerib selgelt, et on digitaal või digi, tähendab, et asi on diskreetkujul ehk eriti kahendsüsteemil, aga võib olla ka muul diskreetkujul põhinev. Mis on diskreetkuju? Paljud kindlasti teavad, aga ma igaks juhuks meenutan seal kooli matemaatikast, et on teatud sellised asjad, näiteks funktsioonid, mis on sellised pidevad, aga need ei ole diskreetsed. Ja siis on teised asjad, kus on asjad astmetena, et kui sa astud mööda treppi, et ei ole sellist asja, et oled 2,4 astet astunud. Ei, pead astuma 2, 3, 4, täisarvud on ka sellised diskreetsed. Diskreetsete asjadega on see häda, et need päris maailmas väga ei esine. Ta on ikkagi pigem mingi mudeli baasil, aga hea küll, ütleme, et mudel. Ja vahel mudel on ka päris kasulik. Võtame siis selle DNH jada. Te olete ka võib-olla siin geenivaramusse oma annetused teinud. Siin on siis hemoglobiini jada selline inimestelt. Ja hakkame lähemalt vaatama, et kas on tegu sellise pideva asjaga või on pigem selline diskreetsed väärtused siin DNH jadas. See on retooriline küsimus, ma loodan, et iga haritud inimene näeb, et siin tõesti on need 4 tähte kipuvad korduma. Kes tahab veel parandada, et tänapäeval on kas ma ei tea 6 või 8 tähte, siis seal lõunapausi all klaarime. Aga üldiselt 4. Ja järelikult on see diskreetkujul põhinev, järelikult on DNH on digitehnoloogia, järelikult on tegemist küber asjaga, mida küberbioloogia. Järelikult küber on meil kõigil veres. Kuidas ta on tehnoloogia? Kuidas ta on tehnoloogia? Seda räägime lõunapausi all täpselt. Aga üldiselt räägime sellest küberist, see nagu lai mõiste. Me võime sinna tegelikult toppida igasugu asju, lükata sisse. On nii, et ma ei tea, telefon küber, kell küber, arvuti ja kassil on DNA, siis ka võib vaielda, et see on ka kübersüsteem. Ehk siis see definitsioon nagu natukene hakkab seda mõtet kaotama. Õnneks tuleb siin appi Akit. Mis asi see küber on? See on infoturbe asendustegevusena nikerdavate sõnade afiksoid. Kes ei tea, mis afiksoid on, see on selline liit, ma ütleks, natuke halvustav nimetus. Ehk siis, ja kus kasutatakse? Alakutseliselt seda esiosa ei kasuta, kuid temast on kasu avalikkuse teavitamisel. Ehk siis, kuna praegu on tegemist avaliku üritusega, siis igati põhjendatud, et on küberinnovatsioon. Räägime natuke innovatsioonist. Nii, jälle ma loodan, et kõik veel mäletavad, tegemist on siis selle, kuidas nüüd, Eesti pann või plönn, pann, jah, ehk siis sellise panntelefoniga mudel 17 Pro.
Ja nüüd küsimus on, et kas see on innovatsioon? Kes arvab jah? Käsi püsti. Siin ikka neid näritud õunapooldajaid on. Okei. Palju oli umbes? Üle poole. Okei. Innovaatiline värk. Tõesti. See on selline kõrgendik telefonis, mis paneb tasku rohkem punnitama ja üldse muud head asju. Nii. Mis asi see on? Targad inimesed kohe karjuvad, tõesti, see on AIDS, tõesti. Kas AIDS on innovatsioon? Nii, Mari, ütle. Vähemalt 25%, ütleb Mari. Jättes endale ruumi sinna kuni 100 öelda. Nii, okei. Ja viimane, see sümbol siin tähistab sellist lipuhõive võistlust. Keegi on kuulnud sellest? Siis ma pean nagu Mari, ütleme siin ingliskeelse terminiga on CTF, vahel kutsutakse seda lipuhõive võistlust. Vahel lihtsalt lipuvõistlus, vahel on ka mingi lipumäng ja muud asjad. Eks mõte on see, et selles aktsioonis osaleja peab leidma tavaliselt mingi tähemärkide jada kuskilt süsteemist, siin arvuti kontekstis, ja nii-öelda selle ära hõivama ja vallutama ja siis raporteerima, et näed, leidsin. Kui me räägime siin infoturbe kontekstis, siis tavaliselt need lipuvõistlused sisaldavad endas seda, et siis osaleja häkkib ennast sisse kuhugi ja siis saab näiteks administraatori parool on see lipp, mida on tal vaja siis leida. Lipuvõistlused. Kas see on innovatsioon? Mis te arvate? Nii. Umbes 15%, ütleb Mari. Jah, et see lipuvõistlus, see on siis näide sellisest innovatsioonist, kus me võtame võib-olla juba tuntud kontseptsiooni, et see algas kõik seal militaar- ja murumängudest, kus inimesed jooksid ja päriselt vallutasid neid lippe, tõid endale koju ja siis olid, saime vastasmeeskonna lipu kätte. Ja praegu on siis liikunud ka sinna kübermaailma. Ja see on nii populaarseks osutunud, et isegi siin turvatestimise riigihangetes on nüüd uuemad mõned proovitööd, on ka olnud selle lipuvallutuse režiimis. Aga sellest võib-olla veel pärast täpsemalt. Aga leiame siis jällegi innovatsiooni definitsiooni. Seda iga endast lugupidav teadur teab, et kõige parem koht definitsiooni leidmiseks on eestikeelne Wikipedia. Ehk siis, mis on innovatsioon? Millegi uut moodi tegemine. On ka Eesti Keele Instituudi ühendsõnastik, mis ütleb, et mingi teadusliku või tehnilise avastuse, leiutise või muu saavutuse uuenduslik rakendamine. Mingi uut moodi tegemine või mingi uuenduslik rakendamine. Ja see innovatsioon on nii popp sõna, et see on isegi riigihangete seadusesse leidnud tee. Ehk siis see on see legaaldefinitsioon. Innovatsioon on uue või märkimisväärselt täiustatud asja, teenuse või protsessi, sealhulgas tootmis- või ehitusprotsessi, uue turustusviisi või uue organisatsioonilise meetodi kasutuselevõtt äritavades, töökorralduses või välissuhetes. Jälle ma teen lühidanud, et mingi uue asja kasutuselevõtt. Okei. Mingi uus asi. Vaatame, et läbi aegade, mis on olnud selline uus asi, mis on jäänud märgiliselt inimestele meelde. See on jälle nüüd minu subjektiivsed valikud, võib-olla ei ole teie lemmik, aga jällegi lõunalauas saame siis mõtteid vahetada. Esimene, trükimasin. Õnnestus asju trükkida kiiremini. Automobiil. Õnnestus siis poekotte koju tassida sellisel uudsel moel.
raadio õnnestus siis riiklikku propagandat levitada ka kaugemale, kui karjuda inimesed jaksavad. Kes on ajalugu siin õppinud, võib-olla või lihtsalt tunneb inimloomust hästi? Kas te oskate arvata, kuidas inimkond, ühiskond need uuendused vastu võttis? Kes arvab, et pigem positiivselt, tõstke käsi püsti? Jah, näen vist umbes 5 kätt siin suure hulga inimeste pealt. Et tõepoolest, inimestele üldiselt muutused ei meeldi. Trükimasin, see on ju valeinfo levitamine ja ketserlus ja kuidas ma üldse saan, inimesed saavad trükkida, kes ise, ma ei tea, lugeda ega kirjutada ei oska. Kuidas võib see olla võimalik? Automobiil, lärmakas, ohtlik inimestele, häirib hobuseid. Ja raadio, häving lugemisoskusele, kirjakunstile ja haridusele üldisemalt. Täielikud jamad asjad ja väga ohtlikud. Ehk siis üldiselt tundub nii, et on ühiskonnas öeldakse, et jah, innovatsioonile, aga ei muutustele. On aga teatud inimgrupid, kellele innovatsioon meeldib. Ma siin kõike gruppe ei hakka nimetama, aga paaril peatun natukene. Esiteks on sellised teadlased, teadurid. Nendel meeldib seda avastada uusi mõtteid ja siis, kui on juba uus mõte, mingi selline esimene kontseptsiooni tõestus on tehtud, siis tavaliselt muutub juba see igavaks. Okei, mingid, ma ei tea, kas doktorandid või magistrandid võivad siis edasi tegeleda. Ja siis on ka häkkerid. Häkkeritele samuti meeldib innovatsioon, sellepärast, et see on tegelikult häkkeri igapäevatöö. On just konkreetne innovatsiooniliik on see, et häkker õpib süsteemi tundma ja siis proovib kasutada seda süsteemi sellisel viisil, nagu see pole ette nähtud. Näiteks kõrvaklappi kasutada mikrofonina. Täitsa põnev, on ju. Innovatsiooni arendamiseks on ka erinevad sellised tehnikad ja võtted olemas. Ja võib-olla mõned on juba innovatsiooniga lausa elukutseliselt tegutsenud, aga ma mõtlesin, et ma lühidalt räägin siin ka, et kuidas ühest võttest, kuidas saab siis innovatsiooni innustada. Selle võtte nimi, see on jälle mitteametlik nimi, et kuidas saaks asi X olla rohkem nagu Y, ehk siis nagu tehnika. Näiteks, kuidas saaks erakorraline meditsiin olla rohkem nagu vormelisõit. Siinkohal tunnustus nendele masinaõppe algoritmidele, kes need illustratsioonid välja mõelnud on. Et erakorralises meditsiinis on vormelisõidust nii mõndagi õpitud. Vormelisõidus on see nii-öelda hoolduspeatus. Kunagi oli 10 sekundit, oli okei aeg, tänapäeval on 2 sekundiga vahetatakse autol rehve. Et päris muljet avaldav ja seal iga liigutus on täpselt läbi harjutatud. Sama asi erakorralises meditsiinis, kui on seal patsiendi üleandmine, iga liigutus, iga sekund maksab. Väga tähtis, et ei oleks mingit viga. Kuidas saaks telefon olla nagu taskunuga? Kas keegi oskab nimetada mõne taskunua omaduse? Võib kohe karjuda oma koha pealt. Lõikeomadus on üks. Ja veel. Õlle avamine. Kohe näha, et olen Tartus. Jah, saab lõigata ja saab õllepudelit avada. Kas on veel mõni omadus? Ja kokkupandav. Nii. Ja nüüd võib ju arutleda, et kas äkki saaks, kuidas teha mobiiltelefoni, millega saaks kokku panna, see vist kunagi juba käis ajaloost läbi, et sai telefoni mõndi kokku panna. Tänapäeval väga popp enam pole, aga tuleb tagasi vist teha see kokkupandavus. Teine oli, et saaks lõigata.
jällegi, võib ju mõelda sinna telefonile mingi nurgakese juurde, et nii mugav midagi lõigata lahti. Ja muidugi kõige tähtsam omadus, et saaks õllepudelit avada. Ja niimoodi saabki sündida innovatsioon. Või näiteks, kuidas võiks riigihanke protsess olla nagu liblikas? Mis on mõni liblika omadus? Lühiajaline, jah, üks päev elab, on ju, jah. Veel? Mida? Sümmeetriline. Öelge veel? Keeruline või? Ilus. Okei, no võtame, et on siis ilus, lühiajaline ja, ma ei tea, lendab õielt õiele. Sümmeetrilisus oli ka. Kuidas võiks olla riigihanke protsess siis näiteks ilusam? Võite mõelda, kuidas võiks olla rohkem sümmeetrilisem? Ja kuidas võiks olla lühiajalisem? Või siinkohal oleks ehk tark mõelda, nii nagu Triin sealt Cyberneticast, kes ikkagi teeb need analüüse, et kas on ikka otstarbekas seda innovatsiooniga kohe edasi minna. Äkki ei peaks olema see riigihanke protsess lühikesem või selline lühiajalisem. Võib-olla isegi see sümmeetrilisus pole väga tark mõte. Aga jällegi, siin lihtsalt see on üks võte, kuidas teha sellist ajurünnakut, et leida huvitavaid ideid, aga kindlasti tasuks ka neid ideid edaspidi analüüsida. Ja no, siin jällegi tuleb teha tervitus Elarile Tallinnast, et see IT-turvalisus on nagu tervishoid, et ma siis näitan oma mõtteid kiirelt, et kuidas olla terve? Väga lihtne. Söö vähem, liigu rohkem, maga piisavalt. Kes on neid mõtteid varem kuulnud, tõstke käsi? No 100% ma ütleksin, enam-vähem, väga hea. Nii, ja jällegi lehvitus siin 6-sõrmeliselt neiult, kes seal magab. Ja see jõusaali tüüp on ka, mulle väga meeldis. Kuidas olla turvaline? Jällegi, põhiprintsiibid. Ole sisenditega ettevaatlik, vali, mida sa sinna süsteemi sisse lased. Treeni raskustega, ehk siis testi, harjuta regulaarselt rasked olukordi. Mis siis juhtub, kui üks süsteemi osa viskab sussid püsti? Ja jällegi, nagu inimvaim vajab regulaarset uuendamist, nii ka tänapäevased IT-süsteemid tuleb need regulaarselt uuendada. Jällegi, tunduvad väga lihtsad kontseptsioonid. Nii, tagasi tervise juurde. Kõik teavad, kuidas olla terve, aga pole aega, pole raha, pole tahtejõudu. Kuidas ennast motiveerida? Jällegi, kiirelt annan teile märksõnad ära, saate siis kohe märkmeid teha. Tavaliselt, mida läheb muutusteks vaja? Valu, näiteks lahutus, lähedase surm, looduskatastroof. Ma siin kindlasti ei propageeri seda ise initsialiseerima, aga sageli on vaja mingit suurt valu inimesele, et ta muutuks. Võib ka väga eredalt kujutleda seda tumedat tulevikku, et kui nii samas joones läheb edasi, siis kõik läheb pekki. Võib ka enese minapilti ümber kujundada, et mina olen ju sportlik ja sõbralik inimene ja alati saab minu peale kindel olla. Võib teha väikeseid samme, et teen 3 kätekõverdust, kui jaksan. Ei pea tegema 200 kohe alustuseks. Võin 5 minutit jalutada, mitte 2 tundi. Ja võib-olla pärast kella, ma ei tea, kas 10, no pärast kella 11 enam ei söö, näiteks. Ja võin ka teha enda reeglid, et iga kord, kui tahan, ma ei tea, kommi süüa, teen enne 10 kükki. Organisatsioonidega infoturves samamoodi. Kas keegi on kunagi vabandusi kuulnud? Jah, jälle siin, ma arvan, et 100%. Et pole aega, raha, kompetentsi. Mida tuleb teha? No on valu vaja. Kas on koondamisi, loodusõnnetusi, inimohvreid vaja? Jällegi,
ma räägin siin kontseptsioonidest, mitte ei erguta neid asju looma. Küll aga annab näiteks juhatusele kirjeldada seda tumedat tulevikku, võib proovida seda enese minapilti ümber kujundada. Väga inspireerivad on näiteks töökuulutused, kellel endal on ühes asutuses seal töökoht juba tükk aega, võib siis huvi pärast lihtsalt lugeda, et mida töökuulutustes teie asutuste kohta öeldakse. Et päris huvitav, sõbralik õhkkond ja kõik seal muud. Siis väikesed võidud, et näiteks turvatestid eelarvesse sisse panna, vähemalt kord kuus võiks mingid turvauuendusi kontrollida ja vajadusel paigaldatakse. Ja regulatsioonid. Ehk siis, kui keegi on juba suure hoolega analüüsinud need nõuded ja vahel ka soovitusi, no üldiselt nõuded, siis võiks neid ikkagi tõsiselt kaaluda, et äkki on tõesti sellest ASVS-ist ja muudest standarditest kasu. Kokkuvõte. Kõigepealt, tee endale ja teistele selgeks, millest täpsemalt on jutt. Ehk siis kõigile meelde, et see küber, mõttetu eesliide ja innovatsioon on oma olemuselt muutus. Aga muutus ei ole alati tingimata hea. Nii et tasuks ka mõelda seal ja arvestada ka erinevate sihtgruppidega. On mõned, kes on innovatsiooni himulised, nagu need häkkerid ja teadurid. Aga siis tuleb kontrollida, et need riskid oleks ka maandatud. Et kui keegi tuleb, ütleb, teeme homme kõik teistmoodi, siis tuleb arvestada sellega, et on ka hunnik neid innovatsioonikartlikke inimesi. Ja neile tuleb siis kirjeldada neid probleeme, mida see innovatsioon üritab lahendada ja pakkuda tuge. Ja otsida inspiratsiooni kas naabritelt, teistest valdkondadest, mida uut võiks veel proovida ja mida ei tasu proovida. Ja võib-olla siia lõpetuseks siis see, et kunagi olid need riigihanked ja turvatestimine, et oli vaja siis teha proovitöö, suurepärane innovatsioon. Päriselt näitab, kas see, kes tahab seal hankes seda hanget võita, kas ta päriselt oskab turvatestimist. Et siis olid seal, esimene asi, riigihangetel alati see hind. Mõni aeg hiljem leiti, et ka see kvaliteet on tegelikult tähtis. Ja siis tuligi see proovitöö, et näidake, kas te päriselt ka oskate asju teha. Ja siis proovitöö käigus esitati mingid leiud. Ja siis oli, et ma ei tea, hind 30% leiud, mis on siis kinnitatud, et on umbes 70%, siis kokku tuleb sealt mingi skoor ja siis saab kõik panna nimekirja ja vaadata, kes võidab selle riigihanke. Praegu on innovatsioon mõnes kindlas riigihankes, kes tahab või pärast sealt registritest ise uurida neid. Et on selline nagu see lipuvallutus või lipu hõivamisvärk, et tuleb leida üles lipud, mis on sinna ära peidetud. Et on siin mingid kindlad haavatavused või augud on juba teada seal ja nende osakaal on umbes 60%. Siis on 30% on võib-olla see hind ja siis 10% on mingid muud leiud. Ja seal oli ka vist niimoodi, et kuni 5 leidu annavad punkte, ülejäänud on nagu Kes on turvatestimisega tegelenud, teab, et neid leide on väga lihtne leida. 5 leidu pole mingi probleem. Aga nüüd, kui testija leiab seal kogu süsteemis vigu, mida selle arendaja polnud ette näinud, siis võib-olla võiks anda rohkem punkte. Võib-olla antud juhul see innovatsioon ei olnud nii põhjendatud. Aga selle ilusa ventileerimisega mina lõpetan. Aitäh kuulamast! Aitäh sulle! Ma ei küsi, ma enne ütlesin, ma alati kasutan seda õigust, et ma küsin küsimusi, ma lihtsalt ütlen, et aitäh, sa tõestasid, et Elar tõesti oskab standarditest väga huvitavalt rääkida. Ja teine pool on see, et küberinnovatsioonil on nii mitu tahku, ka selle sa tegi kindlasti. Võtame ühe küsimuse saalist. Kui on see, kes SMS tõstab käe, saab küsida, teistele ei anna. Nüüd ehmatasin ära. Käsi püsti ja mikrofon on sinnapoole teel. Ma vahepeal näitan jälle ühte innovatsiooni. See on metallpudel, pidin teisel kontinendil käima ja vaadake nüüd. Vau! Nii, aga palun, Ahto. Kui kaua Elar juba haige on? Kaua sa seda ettekannet ette valmistasid? Sellest räägime lõunapausil. Aitäh!
nii nagu ma ütlesin, siis aitäh sulle.